Tere kõigile, Marko siin uue videoga ja täna tahtsin rääkida natuke kõlaritest. Üks kõlar paistab siin mu kõrval, siis on ka sellised kõlarid ja igasugused kõlarid, mis siia vahepeale veel jäävad. Suuremaid, väiksemaid, keskmisi. Kuigi need mõlemad on kõlarid, siis tegelikult ei ole need omavahel üleüldse võrreldavad. See on selline kõlar, mis on tänapäeval väga popp. Bluetooth kõlar, aku sees, ühendab telefoniga ära ja voila, mängib siin 10 tunnikest, võib-olla natuke vähemalt kui rohkem. Ja paljud inimesed arvavad, et see on nagu üks väga hea asi. Et kuulen ja naudin seda heli. Aga kahjuks sellisest kõlarist ei mahu õige heli välja tulema. Jah, oma suuruse kohta ta teeb täiesti head heli. No mitte kõik, aga päris mitmed. Maksavad seal 100, 150, 200 eurot. Sellised Bluetooth kõlarid on päris head. Aga kui võtta päris kõlar, siis need helid ei ole üldse sarnased. Te võite kuulata ühte sama laulu või ükskõik mis asja sellest ja millestki sellisest, siis need helid, mis sealt tulevad, on täiesti erinevad. Seda te võite panna kõvaks, nii-öelda kõvaks, siis ta hakkab teil üle peksma, plärisema tihti peale ja mingil imelikul põhjusel paljud noored inimesed kuulagi sellist asja väga kõvasti ja ta pläriseb ja ragiseb ja õudne hääl ja kuidagi neile meeldib see. Minge poodi, kuulake, kuskil nurgas ikka mingi päris kõlari moodi asi on. See teeb hoopis teist häält. Muidugi paljud ütlevad, oi see on nii suur ja kallis. Neid on vaja lausa 2 vähemalt. Mis teha on? Mis te rikute ennast? Ma ei tea, kõrvakuulmist rikute sellega. Okei, seda võib vahest kuulata, viskad kotti. Hea, mõnus. Ikka parem kui telefoni heli. Selle vastu ei vaidle. Aga koju ostke midagi, kas või riiuli kõrval siuke. 2 tükki. Kulutage 2, 3, 400 eurot. Saate endale täiesti hea asja. Kõrvad ei valuta. Nautige kodus heli. Teil ei ole subwooferit või mingit sellist vidinat sinna juurde. 2 riiulikõlarist saab hea heli teha. Aga mitte sellisest asjast. See on hea, aga nad ei ole võrreldavad. Ja miks nad ei ole võrreldavad on sellepärast, et nii väikesesse sa ei saa panna samasugust heli lihtsalt sisse, puht füüsiliselt ei ole see võimalik. Et füüsiline suurus seab tihti peale piiriga kvaliteedile, mida kõlar mängida suudab. Et on näha, et see põhimõtteliselt siin selle kõlari Twitteri suurune on kogu see süsteem ja siin sees on 2 kõlarit. Nad ei võistle omavahel. See ei olegi eesmärk. Tootjad, kes neid toodavad, nende eesmärk on neid müüa. Nad müüvad neid hästi. Reklaam on hea. Selliseid asju arvustatakse igasuguste tehnikakirjades Eestis. Selliseid asju arvustatakse spetsiifilistes audiofiilide ajakirjades ainult. Ja hinnanumbrid on teistsugused. Aga te ei pea ostma selliseid audiofiilide kõlarid. Ostke lihtsalt normaalsed kõlarid. Mitte väga kallid. Rõõmustate enda kõrvu, oma lähedaste kõrvu. Kõrvad puhkavad. et
paari sõnaga võib-olla lisaks siis heli kvaliteedi kohta. Et kui te teete endale normaalse heli koju, siis teie kõrvad ei väsi. Te võite isegi kuulata üsna kõvasti seda, aga teil ei teki sellist kõrvaväsimust. Kui teil on kvaliteetsed kõlarid, mitte mingisugused pinisevad, plärisevad asjad või mingid, mis peksavad teile mingisugust siukest, ma ei oskagi öelda, mis bassi, siukest nagu vastu kotti keegi taoks, sellised bassikõlarid. Kui te neid ei ole, vaid 2 normaalset riiulikõlarit, siis te teete enda kõrvadele lihtsalt pai. Et see on tunduvalt parem asi. Ja kui teil ei ole raha, et osta poest uuena, siis kasutatult maksab 2 riiulikõlarit ja võimendi sinna külge sama palju kui üks see. Et siin ei ole nagu midagi võistelda, mitte milleski. Et tehke endale koju natukene parem heli. Millegiga, mis näeb rohkem kõlari moodi välja. Te teete endale suure heateo. Ja ma arvan, et ei kahetse seda. Ja ärge lastele ka neid asju ostke. Ostke neile ka mõned päris kõlarid. Proovige. Kõike head.